halleluuja. See on minu piibel. Ma olen see, mis selles on öeldud, ma olen. Ma oman seda, mis selles on öeldud, ma oman. Ma suudan, mis selles on öeldud, ma suudan. Ja nüüd ma kuulutan julgelt, mu teadvus on valmis, mu süda on avatud vastu võtma, laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet, Jumala sõna ja see muudab minu elu igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Ja kui me astusime sisse ja juba kiitsime, ülistasime oma Jumalat, siis tahan kinnitada seda sõnadega laulud 100. Teenige issandat rõõmuga, tulge tema palge ette hõiskamisega, kui sageli on umbes nii, et tulge tema palge ette selle suure vagadusega, aga hõiskamine ei ole mitte ka vagadus. Nii et sa hõiskad, et sa rõõmustad oma Jumala pärast. Mina ei tea, millal see on siis, eks see on teatud inimesed on ju elanud ja mitmeid sajandeid on olnud, nii et nüüd me ütleme selle kohta niimoodi, et rõõm on tulnud julgelt kogudusse, inimesed julgevad koguduses naerda ja rõõmustada ja teadke, et issand on Jumal. Tema on meid teinud ja tema omad me oleme, tema rahvas ja tema karjamaa kari. Nii et meil ei ole mingit vaidlemistki, me ei mõtlegi üldse teisiti, me oleme tema omad. Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega, ülistage teda, andke au tema nimele. Mis tähendab, tulge tema õuedesse kiitusega, ülistage teda. Tead, Jumalal on omad niisugused, mida me ei ole hoomanud. Nagu ütleme, ma lähen kellegi juurde külla esimest korda ja tavaliselt siis tutvustatakse kõigepealt ikka no ütleme, kui sa mitte kortermaja ei lähe, kortermaja siis sa avastad kõigepealt trepikoja, eks ole. Aga kui sa lähed nagu oma majja sisse, siis tavaliselt alati sa astud üle väravast sisse. Sa kõigepealt tutvustatakse sulle, näed, siin on, enamasti alustad õuest, eks ole, vaatlemisega kõik. Tulge tema õuedesse, aga peale õue on ju Jumalal see koht, kus on need asemed, mis meie jaoks on valmistatud. Nii et juba õuedesse tasub õuskamisega tulla ja kõike muud, nagu öeldakse, issand on hea ja tema heldus kestab igavesti, tema ustavus põlvest õlve. Ma tahan siit hüpata kohe 101. salmi ka. Ma laulan heldusest ja õigusest ja mängin sinule, issand. Ma mõtlen käia laitmatut teed, millal sina tuled mu juurde. Ma tahan väga südamega käia oma kojas, et ei ma sea oma silma ette tühja asja ja ma vihkan taganejate tegusid, need ei hakka mu külge. Pöörane süda olgu kaugel minust. Nii, siin ma lõpetan. Nii et ma tahtsin just jõuda südameni, kuna ma räägin täna, aga jõuan südameni oma jutlusega välja. Aga tahan sulle kõigepealt meelde tuletada ühte imelist asja. Ja imeline asi on see, võtavad nii, põikus siin. Et me peame meeles pidama seda, et me ei ole sellest maailmast. Nii, selles maailmas me kuuleme infot. Ei me ju elame siin maailmas. Me ju peame koos sellega kõik need surved taluma. Ei pea, kallikesed, ei pea. Kust me oleme selle võtnud? Vaata, vahest me tunneme, et me peame ju kandma seda päästmata hingede kaotusvalu. Aga kuidas saab need päästmata hinged tunda üldse midagi, kui meie oleme ise nii öeldakse vaevatud ja koormatud. Tänaseks jah, võib-olla lõime ennast üles, kui kogudusse tulime. Aga muidu on niisugune tunne, et ise ka ei taha ennast võib-olla peeglist vaadata. Ma ei tea, kas see olukord on nii hull, aga tead, meis särab Jumala valgus. Ja tegelikult see ongi paratamatus. Ja see on see, mida Jumal on ette kuulutanud. Et kui maailmas on pimedust palju, siis enam paistab valgus välja. Ja kuidagi me peame nagu aktsepteerima seda olukorda, mida Jumal on ette kuulutanud. Nii et ilmutuse raamat on ju raamat sellest ajast praegu, kus me elame. Seda on ju paljud nagu ütleme kinnitanud ja piibliuurijad tsiteerinud ja tõdenud, et ja kui me hakkame vaatama, ma täna praegu ei võta lahti seda üldse, vaid lähen siit natuke lihtsalt selgitusega, et kui ilmutuse raamatut vaadata,
siis seal ongi kõige need õudsamad lood, mis tulemas on ju. Päris. Nii et, aga kui me nüüd vaatame niimoodi, et 3 esimest peatükki on tegelikult ju meile nagu periood pruudile, kogudusele, kus Johannes räägib sellest nägemusest, et valmistuge ette. Kogudused, erinevad probleemid, tähendab erinevad pruudid. Ega siis kogudus ei ole selles mõttes, me võime öelda, et no kui me oleme siin nüüd pruud, siis on nagu terve kogudus see. Ei, ikka ma arvan, et me oleme üksikisikuliselt ka pruudid ikkagi. Nii, aga ta ütleb selle kohta, kui ühest me oleme Kristuse ihu. Eks, me oleme üks tervikihu ja tema on meie pea ja me oleme tema pruud, kes valmistub selleks, et ta tuleb järgi oma rahvale ehk oma pruudile. Nii, ja kui nüüd ma lähen ilmutuse raamatus selle mõtte juurde edasi, et kui sa lähed siit edasi järgmisse salmi, siis 3 esimest peatükki räägivad küll sellest koguduse ettevalmistust, aga siis me satume kuhugi imelisse kohta. Nüüd sa võid küll lahti võtta, no lihtsalt, et su silm näeks. Ja see imeline koht, me läheme 4. peatükki seal ilmutuse raamatus ja mina, kui ma kodus seda lugesin, ma tegin omale natuke niisuguse kokkuvõtte, kuidas see tänapäeval mina olen, vahest mulle tundub, mul jääb omal nagu fantaasiat väheks, et seda oma silmade ees ette kujutada. Aga kujutad ette, Johannes ütleb, ma näen nägemust ja taevas on üks avatud uks. Ta tsiteerib oma nägemust ja ta sattus troonisaali. Troonil istuja säras kui jaspise ja karneooli kividega. No mina mõtlen, kuidas see Johannes teadis seda? Kuidas ta nii hästi kive tundis? Mina võib öelda, pane ükskõik, ja rubiinid tunnen võib-olla ära, briljandid tunnen ka ära, võib-olla veel mõned kivid. Aga üldiselt ma lähen selleks internetti ja lähen vaatan sealt, missuke see kivi välja näeb. Aga kujutate, tema nägi nägemuse. Tema nüüd kuskilt vaadata ju. Ta kirjutas selle ülesse. No võib-olla tõesti Püha Vaim andis talle konkreetsed nimetused. Aga seal oli, trooni ümber oli vikerkaar ja see sarnanes smaragdidega. Smaragd on roheline. Seal siis tõenäoliselt oli siuke roheline valgus. Trooni ümber oli 24 trooni veel omakorda. Me ju teame, milline on troon, niisugune suur tool, kujutame ette kõrgemal natukene ja kui me natukene mõtleme, see on ikka tõsine, aga see ju räägib kuningriigist, see ei räägi ju enam sellest tohutust kaosest, mitte enam, vaid ta räägib vahepeal. Selles ilmutuse raamatus ongi, nagu horisontaalselt läheb läbi see, mis justkui ettevalmistus on, siis ta räägib vahepeal kuningriigi asju, aga põhiline on see, et kõik on niisugune masendav ja kui halvad asjad on tulemas ja pasunad puhuvad ja kausid visatakse maa peale. Aga lähme nüüd tagasi sinna praegu kuningriigi kohta, mis seal on olemas. See troon on seal olemas. Nii, et seal on 24 trooni ja nende peal on valgetes rüüdes kuldpärjad peas, 24 vanemat. Ja siis ta ütleb, et seal on, kostub sealt trooni juurest kõminat, mina panin kõminat, aga seal on nagu välke, nagu kõuemürin on seal kirjutatud, välkumist, mürinat, kõminat, niisugune aukartust äratavad hääled. Muidugi võiks olla see, et ma ei tea, mis hääled võiksid olla, aga siis on, ta ütleb, trooni ees on veel 7 tulelampi, need on 7 Jumala vaimu ja seal on klaasmeri. Ja vaata, seal on 2 võrdlust klaasmere kohta. Klaasmeri, me teame, milline on, eks ju. Aga kujutate, kui see meri muutub nüüd klaasistub või jäätub. Kui ta jäätub, siis tema konsistents on teine. Ta ei paista niimoodi läbi, eks. Vaata, kui ma mõtlen hämmastusega nüüd, kui ma niimoodi loen, siis et kujutate, Johannes ei öelnud mitte jäätunud meri. Ma ei tea, kas tema seal Iisraelis üldse jääd nägi, ma ei tea, seal soojal maal Heebreas või seal võib-olla ei olegi tema näinud nagu seda jäätumist, võib-olla mingil määral ikkagi, aga ta ütleb siin, et see on mägi kristalli sarnane. Tähendab, see on kuidagi särav, paistab läbi, on tõesti trooni keskpaigas, on tema ümber taga ja krooni ümber on nagu 4 olevust
igaühel 6 tiiba ja ümberringi on silmad ja huvitav, seal on kirjutatud sees silmi täis, ööl ja päeval ei lakka Jumalat ülistamast. Ja siis nad on veel, üks on härjakotkad, inimese lõvisarnane 4 olevust erinevad ja nad hüüavad püha, püha, issand Jumal, kes oli ja kes on ja ta on võidukas Jumala tall. Ja nüüd, kui me läheme 5-6, ma olen millegipärast selle omale üles kirjutanud siin, ja ma nägin trooni ja 4 olevust vanemate keskel seismas talle, kes oled kui tapetud ning kellel oli 7 sarve, 7 silma. Need on 7 Jumala vaimu, kes on läkitatud kogu ilmamaale ja tuli ning võttis raamatu troonil istuja paremast käest. Ja kui ta oli võtnud raamatu, siis need olevused ja need 24 vanemat heitsid maha talle ette. Me teame, et tal on ju Jeesus. Igaühel käes kannel, kuldkausid täis sutsutusrohte, mis on pühade palved. Neid ei ole mitte ainult sellel ajastul palvetatud, need on palvetatud palju varem, need on kõik need palved, mis on kunagi palvetatud. Kuningriigi lapsed, me peaksime tegelikult vaatama seda dünaamikat, mis seal ilmutuse raamatud, kus me oleme pannud Jeesusesse, me oleme nagu Jeesuse Kristusega pannud sellesse, pandud taevalisse olukorda. Seal on meie lunastaja isa paremal käel ja me ei ole maha jäetud, me ei ole orrud, me ei ole hüljatud, me ei ole üksi jäetud, aga vahel me teeme omale niimoodi, me justkui oleksime seda. Ja täna tahan sulle meelde tuletada, et me oleme alistunud ja teate, kõige hämmastam selle juures, et ta on sügaval meie sees. Ta ütleb Jeesus Kristus meie sees. Sa oled seda Piiblist lugenud kindlasti, eks ju. Kuidas sa seda ette kujutad? Jeesus Kristus sinu sees, aga Piibel ütleb, et see on kõige suurem ime, mis üldse saab. Ja vot siis sünnivadki niisugused asjad, mis ei ole, nagu öeldakse, ei ole ainult minu jõu ja minu väe ilmutus, vaid kui minu jõud ja vägi saab otsa, siis tuleb see Jumala vägi ja Jumala, ta toob lootust, ta julgustab. Ilmutuse raamat on justkui kõige, mis siin praegu maailmas me oleme näinud ja meie oleme nüüd elanud küll tõesti rahuajas terve oma aja. Me ütleme kõik selle, nagu mis on püsiv ja kindel, kõige selle kokku varisemine on ju ilmutuse raamat. Kui võtta ilmutuse raamat ja vaadata niimoodi, et see on üks õidne kaos ja läbikukkumine ja maailma karistamine, siis tegelikult niisugune tunne, et siis oleks ta nagu tasakaalust väljas. Aga kui me paneme need teisele poole, et ta selle kurbuse ja ahastuse ja lootusetuse ja hirmu ja muideks väga paljud inimesed on langenud sellesse. Info, mis tuleb igalt poolt, inimesed on täiesti ahastusse langenud. Nad ei tea üldse, mida otsustada, mida teha. Neil ei ole nagu selget sihti silma ees ja tegelikult praegu toimubki maailmas 2 üliolulist vaimse maailma sündmust. Ja üks on vaimse maailma reaalsus on see, et pimedus katabki maad ja pilkane pimedus rahvaid selles maailmas. See on Jesaja 60. peatükis kirjutatud ilusti, aga seal on väga ilusti, võtame lahti selle Jesaja 60, me korra puudutame veel seda, aga Jesaja 60 võtame teisest, sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab issand ja sinu kohal nähakse auhiilgust ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab. Tõsta oma silmad nüüd, aitab küll. Ära vaata nina alla ainult, tõsta oma silmad, vaata ringi. Nad hakkavad juba kogunema. Pange tähele, tulevad juurde, su pojad tulevad kaugelt, su tütred kantakse lausa kätte. Siis sa näed seda kõike, aga tõsta juba pea üles, hakka vaatama. Siis sa särad lausa, kõik põksub, kõik avardub, kõik pöördub, merede ohtrus, kõik pöördub su poole. Ja nüüd on see teine aspekt, see teine vaimne sündmus, mis toimub samamoodi siin samas selles maailmas, vot selles samas maailmas, kus me oleme selles horisontaalses maailmas, tõuseb tema auline pruut, see auline kogudus. Nii et paneme siis kaalukaussidele selle ilmutuse raamatu, Danieli raamatu võib sinna ka juurde lisada, muidugi on veel raamatutes, kus sellest juttu käib, mõned kohad veel.
Ja kui me ainult niimoodi paneme õudne ahastuse sõnum, lähekski nagu tasakaalust välja, on ju. Aga tead, ma ütlen sulle, on olemas üks Efesuse kiri, mis räägib pruudist väga peensusteni ja täpselt. Ja muidugi ka ilmutusraamatus on neid kohti, mis räägib tulevasest kuningriigist. Aga just pruudist räägib Efesuse kiri. See räägib aulisest kogudusest, tema armastatud pruudist ja ta asetab kõik oma kohale. Tõesti, need sündmused, mis on Jumala poolt ette kuulutatud, need räägivadki tegelikult kohtumõistmisest ja see ei ole nüüd see, et ta ei räägi sellest. Ta räägib kohtumõistmisest selle maailma üle ja sellega meil pole mitte midagi vaielda. Pole võimalik sellest ka teistpidi. Me ütleme, me oleme Piiblist valesti aru saanud. No ei ole võimalik teistpidi aru saanud, kui ta ütleb, tulevad sõjad, tulevad maavärisemised, tulevad näljahädad, mis iganes. Nagu oli, teate, ma ütlen sulle, see on Piiblis juba olnud. Ja meil ei ole jäetud teadmatusse, et niisugused kaosed võivad tulla. Mis toimus Egiptuses? Näljahäda tuli. Terve riik oleks hävinud, eks? Ja samamoodi ka siis, kui Mooses ütles, lase minu rahvas minna Egiptusest välja, siis oli ka ju tohutult juhtus ju asju. Aga see juhtus sellepärast, et Vaarao süda oli kange. Ei alistunud Jumalale, oli vastuhakkaja. Ja kõik see on nagu meile eeltähenduseks antud. Ja minu tänane pealkiri ongi, või tänase jutluse nimi on ümberhäälestamine ajastu viimane vaatus. Ehk ümberhäälestamine viimaseks vaatuseks. Siin praegu. Ma ütlen, et on tulemas, ma julgen öelda seda välja. Ma olen kuulanud siin erinevaid prohveteid ja kõik, mis on siin varem ette kuulutatud, mis üle-eelmine teenistus rääkisin sellest, mis on Rein Uuemõisa suu kaudu tulnud, mida Jumal on meie kogudusele rääkinud, mida ütles Rick Joyner, mida on Smith Figelfort öelnud, mis on Bob Jones rääkinud, need on need, mul praegu tulevad niimoodi need prohvetid ja need on ette kuulutatud ja väga suurt osa sellest pole täitunud, aga osa on täitunud. Nii et kui aga sina paned ennast nagu pruudina sinna Efesuse kirja, ära pane sinna ilmutuse raamatu rolli, kus on kõik kohtumõistmine maailma üle. Ma ütlesin alguses teemat alustades, me peame meeles pidama, me ei ole sellest maailmast. Me küll elame selles maailmas, aga me ei ole sellest maailmast tegelikult. Oma päritolu mõttes me ei ole siit. Me oleme ajutised siin. Täna on suhteliselt vähe hääli. Mina olen vähemasti, ka vahest kuulan internetist jutlusi ja suhteliselt vähe hääli räägib aulisest pruudist. See on kogudus. Pigem ma kuulen just asjad, et ikka kogudus ei ole mitte midagi ja ma kuulen isegi vanu kristlasi ütlemas, koguduses pole mingit väge, siin mitte midagi ei sünni, see ei tee, teine ei tee, see teeb pahasti, kolmas on kõver, 5 ei ole nii ilus nagu peaks. Ja tegelikult kuhu meie pilk on jäänud püsima. Ja tegelikult kõige hullem ei olegi see, mis nemad sealt väljaspoolt ütlevad koguduse kohta, vaid see, mida pruut iseenda kohta teab. Ja teate, kõige ahastav on see, et pruut ka, seesama pruut ütleb, ma ei küündi selleni. Ma ei ole veel päris see, ma ei ole veel päris valmis. Kogu aeg on koguduse peal mingi süüdistus. Ja me tuleb jälle siuke, me ei ole piisavad, meil ei ole piisavalt palju, meil ei ole midagi ette näidata, meil ei ole, nagu öeldakse, mingi tõestusmaterjali otseselt. Kui keegi saab terveks seda, meil on küll palju neid tunnistusi ja peale vastus, aga keda me siis läheme selle inimese juurde, vaat see sai terveks. Ütle nüüd, et me palvetsime, sa said terveks, eks ju. Meil ei ole otsest sellist tõestust ja mingil määral on. Ja tänapäeval muideks, ma tean seda juba isegi vabastusteenistust, inimesed salvestavad vabastusteenistusi. Mitte selleks, et seda inimest kuidagi alandada, vaid selleks, et see on nagu õppematerjal, et tõesti inimesed päriselt saavad ka vabaks ja kurjad vaimud lahkuvad. Aga need on ka, see on üks osa Jumala kuningriigi aust, et kurjad vaimud lahkuvad. Nii et see, millest me räägime, sellised me oleme. On ju? Me oleme ikka öelnud, mida su süda on täis ja mida siis su suu lõpuks sealt välja räägib, sellised me oleme. Tead, me muutumegi.
oi, muidugi see ei ole meie koguduse mentaliteet, ma võin juba ette öelda, et me oleksime nüüd me tegelikult oleme päris võidukad. Me päris teame, kes me oleme Jumalas. Nii et Jeesus, ma tahan siia tuua veel ühe aspekti. Teate, kõige selle sees, kui praegu ei olegi veel pruut täielikult puhas ja vaba ja mis iganes, Jeesus ütleb, ta igatseb oma pruuti. Ta ei ole ümber mõelnud, umbes, et tead, kogudus ei jõua, tead, siin õigeks ajaks valmis, tead, nad ei jõua muutuda, nad ei jõua puhtaks saada. Tead, üks pruut lonkab ühest jalalt, üks lääpab teiste jalga, kolmandal on tead silm peast väljas, neljas on nii räämas ja räsitud ja koormatud, kõnnib terve, nagu öeldakse, kogu kottide arsenal on seljas, nii et ta on küürus lausa selle koorma all. Oleme ju näinud seda, et koguduse inimesed on ka koorma all. Aga sellel uuel hooajal, mida ma julgen välja kuulutada, see viimane ajastu, viimane vaatus, saab olema ilmselgelt, radikaalselt kõigile nähtav erinevus selle vahel, kes Jumalat teenib ja kes Jumalat ei teeni. See on see absoluutselt uue ajastu märk ja sellest räägib Johannese evangeelium 12:26, kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle. Ja kus olen mina, sinna saab olema ka minu teenija, kes iganes mind teenib, seda austab mu isa isegi. No Malaki kirja vist teame kõik, seal ütleb ju see, ja te näete jälle vahet. Tähendab, see on ikkagi vahel paistnud välja ka. Et te näete vahet õige ja õela vahel, selle vahel, kes teenib Jumalat ja selle vahel, kes teda ei teeni. Ja Jeesus lausa ütleb nüüd, isa, ma tahan, et need, keda sa oled mulle andnud, oleksid minuga seal ja näeksid minu kirkust. Et kuidagi see ettevalmistus ja Jeesuse öeldud sõnad ja need, mis meil on jäetud, need on ju olemas, need ei ole kuskile kadunud. Aga siuke tunne on nagu seal teiste ridade vahel ja nagu ei domineeri, ei tõuse niimoodi esile. Aga ma arvan, et võtaks lahti praegu Johannese evangeeliumi 12. peatüki. Nii. Ja 37. salmist loeks. No, minu piibli. Nii. Juudid, siin on lausa pealkiri, juudid ei söönda Jeesusesse uskuda. Nii, meie kogudus on selles paigas olnud, 31 aastat saab täis varsti, on ju? Maikuus saab juba 31 meil täis. Ja Jeesus oli nende silme all teinud nii suuri tunnustähti ja nad siiski ei uskunud temasse. Ja meie oleme ka elanud siin nende inimeste silmade all. Me oleme käinud nende silmade all siia kirikusse, kirikust välja. Me oleme osalenud nendega koos, no kui osad meie lapsed käivad koolides, siis me oleme nende keskel viibinud, käime tööl. Kõik toimub nii nagu kõigil teistel. Ja ometigi Jeesus oli ka nende kõikide silmade all ja nad nagu ei näinudki, et läheks täide prohveti Jesaja sõna, mis ta oli öelnud. Issand, kes on uskunud meie kuulutust ja kellele on ilmutatud issanda käsivart. Issanda käsivars on kindlasti see mõiste, et need on need imed, mis issand on teinud. Need on need silmaga nähtavad, nagu minul, eks ole, et ma ei oleks ammu elavate kirjas, kui Jumal ei oleks mulle uut südant andnud. Seepärast nad ei suutnud uskuda, et Jesaja oli ka veel öelnud, ta on pimestanud nende silmad ja teinud nende südame kõvaks, et nad silmadega ei näeks ja südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma parandaksin neid. Vaata, siin edasi ma usun, et mu jutluses on veel seda. Meil on antud silmad, et näha. Ta ütleb lausa, et me oleme nagu tema, ta ütleb nagu telk või me oleme nagu see püha tempel ja igal templil või ta ütleb püha preesterkond, eks ole. Me oleme auliselt loodud, nii kardetavaks imeks loodud. No me võime öelda, seda on seal ka, aga vaata ikka juba päris see, mis ikka sünnib praegu maailmas ikka, see on ikka jube, eks ole. Isegi ta ütleb seda, et kuu muutub vereks, alles oli meil, minust oli see 5. öösel oli kuu täiesti veri.
mina ei mäleta siukseid ilminguid. Niisugused taevas on igasugused sümbolid ja kõigest sellest on piibel rääkinud. Nii et see peaks meil olema mingi niisugune. Jaa, muidugi meil käib võib-olla see õpatus seest läbi, aga katsuks nüüd fokusseerida sellele, see ongi minu mõte, et me nagu häälestaksime ennast ümber või häälestaksime ennast taas õigele teele või häälestaksime kõik selle, mis takistab, et raputame selle uuesti maha. Ta ütleb lausa niimoodi, kes ei ole seda kuulutust uskunud, nende silmad on tehtud pimedaks. Nad nagu näevad, nad on ju nägijad, neil ei ole silmad ära võetud, selles on üldse asi. Nad vaatavad ja nad ei näe. Tead siuke tunne, aga sellepärast ei näe, et nad on vastuhakkajad. Kui nad tuleksid, Jumal, kui sa ikka oled olemas. Vaata, olete pannud tähele, kui paljud inimesed on öelnud, Jumal, kui sa oled olemas, siis näita mulle seda asja või ilmuta mulle seda või anna mulle mõista seda, on ju. Need, kes on pöördunud Jumala poole. Väga tihti on umbes niimoodi ja tead, siis tuleb. Tihti mõtled, no kust ta tuleb? No räägib kõva häälega. Tead, see tuleb sinu vaimu otse. Ja vaata need, kes ei ole seda kogenud, ütlevad, tead, te käite siin luuludes. No mõelge edasi, mina ei pea teile mitte midagi tõestama. Seda ütles Jesaja, sest ta nägi Jeesuse kirkust ning rääkis temast. Aga Jesaja rääkis seda, millest? Ta rääkis sellest ettekuulutust, tal pidi olema mingi nägemus. Ta nägi juba ette, talle näidati Jumala suurt, Jeesuse suurt kirkust, mis tulevastel aegadel on tulemas. Siis kuskus ka palju ülemaid temasse, kui nad ei tunnistanud teda variseride juures, et neid ei heidetud kogudusest välja, sest nad eelistasid inimeste tunnustust Jumala tunnustusele. Ja siin me oleme. Ei, no me juba kuskil, aga natuke ikka usume. Mõni hakkad inimesega rääkima. Ei, mina olen ikka ristitud. Ma olen ikka ristitud kunagi lapsepõlves. Noh, kuuled niisugust asju, aga edasi. Et ma tean, et mina olen sellest jutlustanud ja nüüd viimastel aegadel minu meelest ma olen seda palju kordi meelde tuletanud, et endiste aegade prohvetid on kuulutanud igasugused asju ette. Ja praegu on eriliselt tauline aeg, milles me elame, et me oleme praegu siin olemas ja ma võin veendumusega väita, et viimastel aegadel on tulemas see päev, millest piibel räägib. See on see kardetav päev, see on see päev nagu tuli, see on see päev, mis on nagu hirmu äratav päev. Olete kuulnud, me oleme sellest ju rääkinud, eks ju. Aga samas me oleme praegu siin ja elame ja kõik need prohvetid, kes on sellest rääkinud, nendest on profeteerinud. Nad räägivad ka sellest, et on olnud imed sünnivad viimastel aegadel, tunnustähed sünnivad. Aga teate, kui palju sellest ei ole veel sündinud? Ta ütleb, kui Jeesus sündis, siis väga suur osa tegelikult sai täidetud, aga väga palju on täitumata. Ja kui Jumal, isegi see, mis oli kunagi täiesti mõistmatu, et sünnib poeg, tuleb taevane poeg otse, see oli täiesti hoomamatu, mõistmatu ilmutus isegi inimestele. Ega Jumal ei hooli sellest, et sa aru ei saa. Ta valmistab sulle päästet, isegi ta teab, mis kriteeriumid peavad täidetud saama, ta teab, mis on see, miks ta selle oma poja lasi tulla maa peale. Ta teadis, et ta on patune. Ta teadis seda kõike, ta teadis, milliseid tingimusi tuleb täita. Ja nüüd need samad issanda karretavast, ma vaatasin sellest piibli või sellest, palju siis on neid kirjakohti. Joel räägib, Malaki räägib, Jesaja räägib, Aamos räägib, Hesekiel räägib, et need viimased, see õudne päev tuleb, see kardetav päev tuleb. Mõtle, kui erinevatest aegadest on need prohvetid olnud. Aubadia, Sefania, Sakaria, apostlite tegudes räägite 2.20, et see tuleb. Korintuse kirjas räägitakse Uues Testamendis. Siis esimeses Thessalonikas, ta tuleb, see issandapäev tuleb nagu varas öösel. Siis teises Thessalonikas, teises Peetruse kirjas. Kujutad ette, need ei ole täitunud. Ja siis tuleta meelde, et kui Jumalas, piibel räägib seda, kui Jumala sõnaga, või ta ütleb lausa niimoodi, et kui ma Jumala sõrmega ajan välja kurje vaime, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Oot. Tähendab, see on ka üks imetegu, et kurjad vaimud lähevad välja või? Loomulikult on, eks ju. Ma ei ole rohkem, varem, ma mäletan, ma ju ka 35 aastat nüüd juba, olen Jumalaga ja kuulen teiste jutlusi ja olen ise konverentsidel asjadel käinud ja ma ütlen ausalt, need asjad, mida me oleme kuulnud,
ma ei ole näinud nii palju sellist asja, et kui palju tegeletakse vabastusteenistusega. Jumal valmistab oma sulaseid selle viimase, selle ajastu jaoks. Ta justkui nagu, see käib nagu nähtamatult, nagu aru ei saa. Ja vaatad, keegi räägib juba nii targalt, nii võimsalt. No ma saan aru, neid on Ameerikas seal puntis koos palju. Ma olen tihti mõelnud, oi, kuidas tahaks ka sellisel konverentsil olla. Oi, kuidas tahaks minna. Inglise keelest aru ei saa, mida sa püüdled. Muidu osta pilet ja sõida, eks ole, mine kuula. Nii, et muidugi tõlgid ja kõik on tänapäeval olemas, aga see Jeesus ütles, see aeg on juba, teate kallikes, et see aeg on juba käes. See on juba kätte jõudnud. Mil moel? No, me ajame välja juba siis. Jeesus juba ajas välja see kurje vaime. Juba midagi sellest oli juba siis olemas. Ta ütleb, et ma olen tulnud tuld viskama maa peale ja mida muud ma tahaksin, et see oleks juba süttinud. Jumal tahab, et süüdatakse see pühavaimu tuli igal pool. Et kõigil põleks see pühavaimu tuli. Juba siis ta süütas. Ma tahan, et seda oleks veel rohkem. Ma tahan, et seda oleks väga palju. Ja nüüd see sama Jesaja kirja koht, mida me lugesime Jesaja 62-4. Pimedus katab maad. Pilkane pimedus rahvaid. Aga teate, Jumal on kõik oma lubadused täitnud. Ja osad lubadused, mis ei ole täitunud, ei tähenda seda, et neid ei täideta, vaid need on see on nagu kõik, mis piiblis on meile osaliselt nagu eeltähendus, võrdpilt. Teate, ma ütlen teile ka seda ja te teate seda. Maad ei hävitata enam veeuputusega. Nii, oled sa teadlik sellest, eks ju? Üldse ei ole mingit üllatus sellega, aga ma tean seda. Kas sa usud ka seda või? Jaa. Jumal ütles, ma usun seda. Täitsa normaalne, ma üldse ei kahtlegi selles. Veeuputusega enam ei toimu see häving. Aga sa saad nüüd aru seda, et sina oled täpselt õiges ajas, õiges kohas ja teed õiget asja. Võib-olla sa ütled, tead, ma päris hästi ikka ei saa aru. Kuidas ma nüüd seda õiget asja ikkagi teen? Ma ütlen sulle, kuidas sa teed. Aga kui liblikas on alguses röövik, tõuk, uss, eks ju. Ta on horisontaalselt mööda maad. No ta võib olla ka kuskil puulehtede pealt, eks. Aga ega tema ei vaata, et ta on taevasse nüüd küündib oma pilguga. Tema on seal, sööks kõike, mis suhu jääb, eks ole. Kõik sööb ära. Ja siis äkki ühe korraga, mina ei tea, kas seda ta enam ei rahuldanud, aga niimoodi on Jumal. Minu meelest on see liblika nagu, ja siis ta muutub, ta on kookoni sees. Ja mitte keegi ei saa aru ja mitte keegi ei saa sinna sisse vaadata. Võib-olla tänapäeval on mingid agregaadid, millega on võimalik, ma ei tea. Aga see, et Jumal tegi selle ennem seda, kui seda üldse uurima hakata, nii kui paljud asjad Jumal on teinud, ennem seda inimesed nüüd uurivad, ütlevad, teadus räägib seda. Aga kes selle teinud on? Pane üks mehhanism tööle niimoodi, et terve meie organism on terve laboratoorium, eks ole ju. Meil tuleb ka siin oma süda ümber häälestada. Mitte oma tahtvise, vaid et me häälestume. Ja me oleme seda koguduse sammu rääkinud juba. Et me häälestame ennast ringi selle püha vaimu, nagu ta ütleb, see helihark, nagu koorijuhid teevad. Vaat selle helihargi järgi. Ja tuletame meelde, Noa ja tema pere pääses kuidas? Tema elas ka keset kurja sugupõlve. Ma ei ole kunagi võib-olla sellele niimoodi varem mõelnud, kui praegu ma mõtlesin, et terve laev, seal laevas, piibel räägib, ei olnud aknaid. Seal oli katus, seal olid korrused erinevad, aga seal ei olnud aknaid. Nad ei saa nii, et meri vahutab ja möllab ja ennem oli maismaal, eks ole, kõik tulid Noa juurde. Kuule, sa oled ikka tõeline kuku. Kuule, kus sa siin näed merd, kus see vesi sul tuleb? Ta oled ikka täitsa loll, eks ole. No kuule, tule ikka mõistusele mees, tegele millegi muuga. Mees päevade viisi suure platsi peal, siis Jumal teeb imet, ikka puid juurde veel, ikka vähe veel. Niisugune ehitus käib ja tead, mis on kõige hämmastavam selle ehituse juures? Tuletame meelde, kas sellel laeval oli tüüri? Ei olnud, eks? Seal ei olnud ka aknaid, sa saan näha ka seda, mis toimub. Nii et olid täielikult ja see uks, mis seal oli külje peal, see ukse pani ka Jumal kinni. Niimoodi pani kinni, et ta oli täiesti kindel, et sealt ei pääse vesi sisse. Aga suured loomad, see pidi olema suur avaus, kus elevant sisse jalutab, eks?
Suured loomad tulevad sisse kõik paari kaupa ja nüüd ta paneb selle ukse ise kinni, ta ei usalda, tõenäoliselt nii olegi vaja inimest usaldada, inimese tehnoloogia võis olla nii, kui ta oli. Ja nüüd nad on seal merel. Ja mis sa arvad, et kui nad oleksid seda näinud, et võib-olla väga palju oli neid, et nad nägid, et seal, kui vesi tõusis nii tugevat, et need laibad olid ümber nende selle laeva. Võisid olla. No ma ei tea, ma pole kunagi nii mõelnud, aga nüüd ma mõtisklesin. Et kujutad ette, nad näevad ka, aga nad ei jumal näita neile seda kaost. Neil ei ole vaja seda näha. See ei anna neile mitte midagi juurde, eks? Vaid nad on seal laeva sees, neil on see piiratud koht, nii nagu see ussikene on muutunud kookonisse, mitte keegi ei tea, mis, aga ei saa öelda, et seal ei toimu midagi. Laeva sees ka, nad nägid, mis seal laevas, neil olid omad ülesanded, nad toimisid, seal nad toimetasid. Ja selle sama laevaga nad pääsesid. Ja selle sama kurja sugupõlve keskelt. Nii et kui me täna ütleme, et meil on eeltähendus jäetud, see ei ole mingi siuke utoopia, jumal esimest korda päästab nüüd meid ära siit maa pealt. Meie oleme ju, laeval ei olnud tüüri, laeval ei olnud akent ja ma räägin, ukse pani ka, ühesõnaga pidi usaldama lihtsalt Jumalat, mitte midagi muud üle jäänud. Nad olid pandud olukorda, kus nad pidid, tead, mul on depressioon täna hommikul, 37. selle luputuse päeval, mul on niuke depressioon. Keda huvitab sinu depressioon? Sul on ülesanne. Tead, mina millegipärast arvan, et kui meil on elus, me teame, et meil on ülesanne. Me teame, eks see võib-olla natuke mõnes mõttes, kindlasti inimestel on ikka olnud meeleheidet ja ahastust ja tegelikult, aga ma ütlen sulle ka, kui palju on praegu tänapäeval tohutut informatsiooni tulva. Pole ime, et inimene tõesti satubki depressiooni, sest et kas te saate aru, et kunagi maailmas ei ole nii metsikut infotulva olnud. Ja inimesed justkui proovivad selle vooluga kaasa minna. Ma pean ju mingil määral arvutit teadma, ma pean ju kaasa õppima. Tead, kõik isegi pileteid ma ostan arvutis, mööblit ostan arvutis, on ju, kaupa ostan, kõik, ma pean mingil määral teda ju tundma, ma pean kaasa minema selle eluga. Ma võin ju öelda, et jah, ma lähen kuskile metsa ja teen oma lauda seal ja võib-olla tõesti kellelgi on see arusaamine. Minul sellist asja ei ole, mina ei lähe seda tegema. Nii et ma tahtsin sulle selle näitega tuua selle selguse, võib-olla nagu puhtaks pesta selle mõtte, et meid pole kutsutud vaatama selle maailma peale sellise pilguga, et oi kui õudne. Ja nüüd meie oleme nendest paremad, mõtleme, me oleme nendest nii palju parem. Ei, me oleme siin selle maailma keskel ja maailma katastroofid, neid ikka on ja Piibel räägib, need tulevad. Ja Noa ei saanud mitte midagi ise korraldada oma pere jaoks peale selle, kui ta oli laeva ja veel üks aspekt. Selle laeva põhiliselt täitis ju Jumal nende, nagu ütleme, nende reisijatega, on ju. No midagi nad kogusid, mingil määral toitu ja mis seal oli, kuidas nad vastu pidasid see 40 tohutu kogus loomi, ei tea, mingi osa neil toitu oli, osad räägivad, et nad olid nagu uinus või mingid, et nagu mingis filmis oli see, vaata Noa filmis, et suitsutusrohtu mingi, et need loomad oleksid uimased, et mis iganes. See pole absoluutselt asja tuum. Aga see toimis. See päästis ära inimkonna. Niimoodi Jumal otsustas. Ja nüüd ta ütleb, tema teeb seda nüüd, nagu ma ütlen, meil on vaja ümber häälestada. Ja ümber häälestus sageli tulebki sellest, ma vaatan, mis oli ennem juhtunud. Ja ma ei saa öelda, et see on utoopia, mis ennem oli juhtunud. Mul on võrdpilt võtta sealt. Kui Egiptuses tulid need nuhtlused, siis nad tulid ju mille pärast? Sõna kuulmatud Jumalale. Iisraeli rahvas istus nagu tead meelinkid. Nende esiklapsed kõik terved, keegi pole ära surnud, isegi loomad, talled kõik jäid ellu. Ei, nende sandaalid ei kulunud, riie ei kulunud. Mõtled, mis imelik, ükski füüsikaseadus ka nende kohta enam ei toiminud või? Aga tead, Jumal ongi kõikvõimas, Jumal, me vahest unustame selle ära. Kui ei ole pikka aega imesid sündinud, siis me just unustame ära ja
ja võib-olla ongi praegu see aeg, kus ta tõesti peseb ja puhastab ja tõesti me võimegi öelda, näed, me ei saa niimoodi minna lennates ühest ajastust teise, vaid justkui me ei saa, ma tahangi tuua välja nüüd niisugused, no ma olen kõva, ma toon välja tärnid. Täiesti uus kategooria, mitte punkte ei too välja, ma toon välja tärnid. Me ei saa eelnevast hooajast astuda järgmisse. Noa ei saanud valida, mida ta sinna kaasa. Ma usun, et Noa oleks nende loomade asemel võtnud mõned võib-olla naabrid kaasa või kes iganes, eks ju. Ma usun, kui sinul täna kästakse, et komplekteeri see laev, eks ju, keda me komplekteerime? Ikka kõigepealt oma koguduse inimesed, eks ju. Siis võtame sugulased kaasa, maailm hukkub ju, me peame ära päästma. Aga Jumal ei andnud nendel seda komplekteerida, eks ju. Kui hea on mõelda seda, et me võime teda usaldada. Kui varem juhtunu ja põhjal me ütleme, kuule jah, teda tasus usaldada. Siis nüüd edasi minnes me võime tõesti öelda, me peame tähele panema. Ja üks on see, praegu me ei saa niimoodi, et mina märgin ära markeriga Lea, Kristi, Aivo, Olev, Valeri, märgime kõik ära, oma pereliikmed ka kõigile paneme märgid kirja, siis Jumal vaatab, nagu seal talle uksepiidad vaata märgiti ära ju. Eks? Et me märgime kõik ilusti ära, siis mitte keegi ei saa midagi teha, midagi ei juhtu meiega, me oleme ära märgitud, meil on hea marker olnud. Aga tegelikult ma ei saa sulle öelda ka niimoodi, et on teatud tundemärgid ja ei anna neid püha vaim ka välja, mis on need tundemärgid, mida tehakse selle kookoni sees, kui see kookon on, kui on see muutuse, kui see valmistusaeg. Ma ei saa sulle öelda ka, et tuleb mingi 7 punkti nüüd mu jutluses, kuidas valmistuda selleks, kuidas kookonis olla, vaid ma ütlen, see on täpselt see, et me kogeme seda kõik inimesed isiklikult, personaalselt. See on püha vaimu töö meie sees. Pruut ja veel järgmine tärn, mis ma ütlen, ei saa eelmisest hooajast kaasa võtta, mis meie tahame. Vaid me peame selle maha jätma, mis seal oli. Me ütleme, oi, see oleks ju nii kasulik kasutada nüüd ka veel. Aga millegipärast Jumal ütleb, ei, me ei kasuta seda, see ei toimi. Me tõdeme, me oleme võib-olla teatud metoodikaid kasutanud, kuidas inimesi teenida ja nüüd ei ole toiminud need. Ja mul tekib vahest siuke tunne, ma ei tea üldse, mis toimib. On ju. Vahest nii ootamatult midagi toimib. Ma ei saa mitte midagi aru. Ma olen õppinud vabastusteenistusse, käib sellises järjekorras, aga Jumal hakkab tegema püha vaimu abiga. Läheb hoopis teistpidi. Ja juhib. Ja näed, et toimib, eks ole. Vahest ma ütlen, mis mul, see on Jumal, eks ju. Ja nüüd pruut peab üks tärn, mis peab täidetud saama, see on see, nagu öeldakse, see on 5 tärniga, et pruut peab üles ärkama. Kuidas saab sellel pruudil üldse teha mingit muutust selle pruudiga, teda tervendada, teda parandada, teda julgustada, kui ta ei ole üles ärganud? Proovi see magajaga tegeleda. No siis käib see, paneme talle võideõli peale ja et ta nahk oleks ilus läikiv ja karm läigiks, kui tuleb see, nagu öeldakse, Jeesus tuleb viimane pasu lüüab, siis see, kes hästi magas, see on hästi läikiv. Ma ei tea, tuli praegu hujedalt. Tegelikult, kui ma olen ka selles, ta ütleb, et kõik need 10 neitsid ju, piiblist, kus tead, kõik 10 magasid. Eks, kõik 10 magasid. Oli sul sügav unefaas või olid sa alles, nagu öeldakse, esimeses unefaasis pole üldse tähtis. Ma ütlen, 5 tärni sellele. Ärkamine on oluline. Ja mina leidsin nüüd nii võimsa sõna ja ma internetist toimub pruudi ekstraheerimine. Vaata nüüd, jätke see sõna meelde. Ma selgitan teile. Teate, mina olen aru saanud, et see kogudus või see pruut või meie iga üksik, me oleme täis konkse, midagi on kuskil elu jooksul meie külge jäänud ja see väljendab see sõna, meid tuleb ekstraheerida. Ekstraktsioon ehk ekstraheerimine on füüsikaliskeemiline meetod vedelate või tahkeainete eraldamiseks segudest ja lahustest. Millest ollakse huvitatud, see eraldatakse ja alles jääb see, mis peab. Nii, oli vägev selgitus. Saite ilmutus? Ei saanud.
Nii, selgitan vähe lihtsamas eesti keeles ka. Aga mulle tundus see nagu Jumala imega võrreldab, kuidas Jumal, ta ütleb, et Jumala sõna teeb tööd, nii et ta muudab meie meelsusi, ta muudab meie suhtumisi, ta muudab meie arvamisi, ta läheb kõige sügavamasse sisemust, ta teeb, kuidas see üleloomulik, ta ei lõika ju kirurgi noaga, eks, ja ta teeb ometigi tööd meie sees. Kui me oleme lapsepõlves olnud haavatud, hüljatud, meil on traumad, ta ütleb, mõnel on praegu seni siiamaani, need mõjutavad tema elu. Tema lapsepõlv mõjutab tema elu. Ja sinna jäävadki kõik vanad harjumused, mis meil on olnud. Kõik mõtted. Siiamaani, oi, see on nii turvaline olnud. Siiamaani minu sissetulek on sealt tulnud. Kõik, mis on kindel siin maa peal olnud. Nüüd sa koged jõuetust. Ma usun, et meie pruudid kogeme võib-olla pruutidena me juba enam ei tunne ennast jõuetuna, aga ma tean, et on läbi käidud sellest täitsa jõuetu. Kes on olnud jõuetu, kes kaitsetu, kes on ennast peitnud, kuna ta ei tundnud ennast veel. Mina ei taha inimeste hulka minna, aga ma ei taha inimestega suhelda. Peidad ennast hoopis mingite muude asjade selleks, et minna ja suhelda, võib-olla peidad ennast asjade ja tegevuste taha. Nii et nüüd ma ütlen sulle veel ühe tärni. On aeg maha jätta seda, et sina saad ennast parandada. Tead, ma ütlen sulle, Jeesus tuli, nii et toimub see pruudi ekstraheerimine. Nii et see on tõesti see keemiline, füüsiline protsess. See, mis eraldama peab, see eraldatakse. Sind on vaja terveks teha. Sul on vaja mingid, nagu ütlekse, kasvuraskused kõrvaldada. Sul on suured armid sinu hingedes. Sul on võib-olla mõnel on, ma ei tea, mis füüsiliselt, võib-olla keegi on täiesti vigane, ma ei ütle, et vigane on kui ta sündinud sellena on, siin on hoopis teised kriteeriumid, aga kõik see me oleme vahest, nagu öeldakse, elavad surnud. Justki elame, aga ei tunne elust üldse rõõmu. Ja nüüd ütleb, et nagu Paulus ütleb, et ma pühin, ma lasen kõik selle pühkmeks kuulutan ja sirutan selle ees oleva poole, see on palju väärtuslikum. Tema sai ilmutuse, tema mõistis seda. Ja nüüd täna ma võime et las tema riietab meid, las Jumal, las Jeesus puhastab meid, las see, mis ta ristil tegi, pruut, siia tahtsin jõuda, see on jälle üks tärn, pruut, anna ära oma tingimused. Tead, see on täpselt nii, nagu sind loodi, mäletad, me loeme sealt piiblist, Jumal lõi siis seal ema üsas, kudus su neerud, su südame, su maksad ja tead, ma ütlen sulle täna, usalda Jumalat, et ta lõpetab selle töö, mis ta sinus on alustanud. Sa oled väärtuslik talle ja ta ei kaota sind ära. Teate, sellel ajal, kui me oleme praegu selles, nagu me ütleme, nagu muutuse ajas või uuel hooajal, et me astume nagu ühest teise astudes, ei saa kaasa võtta neid vanu asju. Tuleb üles ärgata. Tuleb mingid muutused, uuenemised, parandamised, tervenemised, suhtumise muutmine. Aga kuidas? Kogu aeg on ju nii olnud. Jumal ütleb, vaat nüüd enam ei ole nii ja kõik. Ja sa pead sellega kaasa. Sa ei saa sättida oma tingimusi talle. Jumal, mina ei tule sinuga siit mitte kuskile ja sellepärast ongi mõned ütleb, teate, see on minu jaoks liiga raske, see on minu jaoks liiga keeruline, minge teie edasi, minge jookske teie seda võidujooksu, ma jään nüüd siia. Kuule, ma teen üksid, mis iganes. Võib-olla tulen ka vahest mõni pühapäev, aga võib-olla käid kvartalis korra kirikus. Ma olen olemas, ma käin, mul on oma elu elada vaja. Ma palvetan, kui ma olen raskustes, ma palvetan isegi. Teate, ma tahaks täna öelda seda, et mitmed pruudid, ega muidu piibel ei ütle, et kirik peab ärkama ja see pruud ka. See tähendab täna, kristlased ärgake üles. Mul on üks näide toodud, minule oli see päris põnev, kui ma selle avastasin, et see mõte liikus sinna, et tead, meil on uue veini hooaeg. Me ütleme, pidid nüüd Jumal, siis nii palju alkoholiprobleeme on siin Eestimaal, et nüüd ei jätnud siis piiblist välja seda alkoholi kohta, kus tuli Jeesus ja tegi kaanapulmas, kõik vein oli ära joodud, kõik juba oli kergelt niimoodi rõõmsad, põsed juba kõigi lõhetsid, pulm kestab edasi, vein sai otsa, tere probleem, jooge vett, tead, ma olen teile õunamahla.
mul tegelikult see aasta ei ole enam anda, aga noh, me võime ju niimoodi mõelda. Ja siis, aga ma usun, et Jeesus ja tema ema olid täiesti tavalised külalised, kes sinna oli kutsutud. Ja mitte keegi ei pööranud tähele, kõik vaatasid ju pruuti peigmest, eks ju. Mitte keegi ei pööranud Jeesusele seda tähelepanu. Aga uut ju veel ei olnud. Vana vein sai seal pulmas otsa. Ja uut ei olnud, kõik vaatasid, ema läks ütlema, kuule Jeesus, aita nüüd. Naine, mis sa segad vahele? Minu aeg veel ei ole käes, eks? Tähendab lahendust. Aga teised ju ei teadnud. Nüüd ema ütles, öelge nüüd Jeesusele, kuni ta lõpuks ütleb. Ja teate, kui huvitav ma mõtlesin selle veini peale. See ei ole piiblist kõrvaldatud. Veini tegemise sümbol on ju, need on päikese käes kasvanud viljad. Need tambitakse ära, maht pressitakse välja. See on jälle sümbol sellest, et me olemegi elus kogu muutumisprotsessis. Meid tõesti pigistatakse ja nüüd me joome seda uut veini. Isegi nad ütlevad, et uut veini, värsket veini ei saa panna vanadesse lähkritesse. Jälle see sama mõiste. Nii selge mõiste. Ei miks ei saa? Kuule prooviks ikka ära. No tänapäeval polegi midagi proovida. Kuule, meil pole mingit nahklähkrit. Me paneme kõik pudelitesse villime, klaaspudelid, need kannatavad kõik ja lööb korgi pealt ära. Et siis näeme, et ei ole vein hästi välja tulnud. Aga see, mis Jeesusega seal juhtus, ta ütles, uut ju veel ei olnud, kuni Jeesus ütles, nüüd täike need millega? Need anumad. Algmaterjal oli mis? Vesi. Kõik need suured nõud täideti ju veega. Ja nüüd Jeesus lihtsalt muutis need veiniks. Ja me ütleme, kuidas, kas me nägime seda kannuses, seda protsessi, kuidas vesi muutus veiniks? Kas sa nägid seda? No ma ei olnud seal kõrval, ma ei saa, see on nii palju aega tagasi. Eks? Aga me mõtleme reaalselt, kuidas toimus see ime seal kannu sees või seal selles suurtes, nagu need suured vaadid on, need veenõud, mis seal Iisraelis on. No kuidas toimus see protsess? No kes seda nägi? Ja ometi ega nad ei osanud nõuda seda või tahta, vaid kuidagi see oli tava, et pidi olema veel justkui, eks. Ja nüüd tehti uus vein. Räägitakse ka sellest, et tuleb viimase aja nagu see, kuidas öeldakse, see on see vihm, mis vihm see oli? Hiline vihm. Just, hiline vihm. Nii et, ja me astume uude olukorda ja pruut, ikka kui ta teeb neid samu vanu tegemusi, siis sulle tuleb teadmine, et tead, et vanad tegevust ei toimi enam. Sa ei saa oma jõuga midagi teha. Nüüd sul tuleb otsida Jeesust ja nemad ka seal pulmas. Jeesus, kõik pöörasid äkki pilgud Jeesuse poole. Nüüd, kellegi Jeesuse emal tuli see, teadis, et Jeesuse poole võib pöörduda. Jeesus, aita nüüd, Jeesus. Ja meil peaks nagu olema ka see, et vaat ärgake nüüd üles, vaatame nüüd Jeesuse peale, ärge tehke neid oma plaane, kuigi ma ütlen sulle, et meil on ikka lubatud väga palju veel plaane teha, me ei ole ainult need marionetid, aga lihtsalt me teame, mis Jumal. Ja ma tulen täna jälle uuesti, nagu ma siin alles rääkisin eelmine kord sellest, vaata, oli Julia Meresko see ilmutus sellest, et meil on ainult üks kanal, vaata kruusiga, kui võtsime sealt Jumala jõest, aga et Jumal ütleb, mina olengi see allikas, tulge minu allika juurde. Siis see sama proua, tema käest tuli, et mismoodi siis see ärkamine, kuidas see ärkamine välja näeb. Ja temal oli niisugune minu meelest väga ilmekas nagu nägemus. On üks kodu. Tema nägi niimoodi, on üks vana kodu, niisugune piiratud võimalustega kitsas, seal kodus toimetab üks noor naine, kooristab, peseb, küürib, püüab oma tegudega teha olukorda elu paremaks ja mõtleb, et ta on nii väsinud, et varsti tuleb õhtu, peaks puhka minema, aga ikka leiab, et midagi teha ja siis ilmub välja abikaasa. Niisugune kõhetu, kõhna, tema nägemuses oli niisugune pikkade kondiste sõrmedega, suur kõht oli ees ja kui õhtu aeg, et abikaasa kohustust on vaja täita, mis et sa päev otsa oled väntanud seal elamises, siis tuleb, kus sa oled nüüd, tule nüüd. Ja siis pruutad, vaata, see on see olukord, et kas ma pean seda tegema? Ma pean seda, et niisugune tunne, et sul ei ole nagu, et sa oled nii vaevatud, sa teed, sul ei paku see rõõmu, sa ei saa mitte mingit lusti sellest, sa oled nagu koormatud ja tema ütlebki, ja vot see on see nagu vana elu, see peigmees seal, kellega ta elas, suur kõht oli, ainult tarbida tahaks,
aga ise, ja ta ei ütle veel talle, ta näitab sõrmega, see on tegemata, nagu diktaator, see on tegemata, nii kuidas saatan räägib meile, aga selles süüdi, see on sul tegemata, ahah, sa täna ei olegi veel, siis kui sul on veel kõik enam-vähem, kõik asjad, et mingi asi tuleb veel tal meelde, siis ta suudab, kui sa oled süüdistuste vastuvõtmises väga hea, nagu mina olen olnud peaaegu professionaal selles, siis ta suudab sulle, ennem sa oled peaaegu juba roomad, tahad voodisse minna, siis tuleb veel meelde, et sul on üks asi veel tegemata. Nii et ma täpselt tean, mida see nägemus kui selline, nüüd ma loen siit edasi. See jagab muudkui korraldusi ja pruut mõtleb, kuidas ma selle kõik ära koristatud saan. Tuleks ometi õhtu saaks puhatada, siis tuleb õhtu, siis on vaja abielu kohustust täita ja see pruut, see on täitsa orjuse all. Ja äkki, kui ta istub sinna voodi ääre peale, selle türanni kõrvale, vaata siis see ongi see nagu, mis asi on ärkamine. Ta äkki saab aru. Ja see ei ole see arusaamine. Keegi karjus mulle kõrva. Miks sa sellist elu elad? Vaid see jõudis tema sisse. Ta ärkas. Mis ma siin teen? Just see sama lause. Mis ma siin teen? Ma olen ju ammu sellest lahutatud. Ma ei kuulu selle türannile ju enam. Ma kuulun Jeesusele. Ta saab aru oma peas, oma mõtetes. Ma ei kuulu talle. Mul on oma peigmees. Ja siis tead sa see, et sa oled siismiselt motiveeritud. Äkki sa saad aru, kuhu sa kuulud. Mis on su identiteet? Mis on su väärtus? Mul tuleb meelde. Mul on ju oma peigmees. Ma ei ole enam seal kinni. Ja nüüd sa hakkad jooksma oma peigmehe poole. Tema selles nägemuses ta jooksis. Ja tead, kui ta jooksis peigmehe poole, siis ta pildid käsitasid. Minu peigmees, ta on nii autoriteetne, ta on nii auline, ta on nii leebe, ta on nii lahke, ta on nii armastav. Miks ma siin olen nii kaua olnud? Siis need räbalad selle jooksu pealt, mis ta seljas olid, need kadusid lihtsalt ära. Ja me oleme ammu väga sageli kogudustes ka, koguduse liikmed on ammu sellest vanast Aadamast lahti saanud, aga ikka see vana loomus tahab ikka üles kerkida. Me oleme lahutatud sellest. Mured, kurbus, ihad, lihaloomus, kõik see pärand, mis meil tuli selle Aadama pärandi kaudu, me oleme sellest lahutatud. Nii et mis siis on tänane ärkamine? Meil on vana seaduse jaoks surnud, vana leping on lõpetatud. Vana abielu leping on lõpetatud. Pruut mõistab ja see mõistmine ei käi kuskil mujal. See ei käi minust väljaspool. Tead, see käib, muutus käib meie sees. Nii et see uus ajastu, see uus aeg käib meie sees, käib see töö. Ma olen tegelikult, kuhu ma tegelikult kuulun. Pruudi äratus on see, oi, ma tean, kes ma olen. Ma olen vajalik, ma olen oluline. Ja teate, üks huvitav ilmutus on 3. päeva ilmutus. Mäletate, kui Jolanda Powell käis meil, siis ta ütles, et teid on tahetud siia, nagu öeldakse, suretada, siia nüüd kinni müürida. Aga kui te olete ka surnud, siis 3. päeval ta tuleb ja äratab teid üles. Mäletate seda prohvetika sõnumit, mis tuli just konkreetselt meile siin. Ja mul tuli meelde, aga Jeesus äratati ka ju 3. päeval üles, eks? 3. päeval ta oli täiesti surnud. Aga Jumalal ei ole seda võimetust, oi, kui sa juba surnud oled, no siis sind küll enam üles äratada ei saa. Ei ole sellist asja. Nüüd, kui me mõtleme selle 3. päeva peale, siis tegelikult see on ilmutus, 3. päeva ilmutus. See on ju pühapäev. Ja seda kutsutakse üles tõusmise päev oli ju see, eks ole ju. Kui Jeesus äratati üles, ta tõusis hauast ja see toimus suur rappumine, eesriie kärises. Ja tuli, teised ka ärkasid üles, kes olid haudades. Jeesus tõusis üles ja Hoosea kiri 6:1-2 räägib meile väga ilusti, annab tohutut röösti mõtte. Tead, ärgake üles. Tuli uus hommik. Tulge pöörduge Issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid. Tema on meid löönud ja tema seob meid. Võta ka lahti see Hoosea 1 ja 6 peatükk 1 ja 2. Ma tahaks koos sinuga siit edasi lugeda. Nii, leidsite. Tulge, pöörduge Issanda poole, eks? Sest tema on meid murdnud, tema parandab meid.
Tead, tegelikult murdmine on see, et eks see murdmine ei ole mitte see, et tema nüüd tahaks meid väänata ja murda ja alandada, häbistada. Pigem on see, et need samad koormad, mis meie peal on, kõik need asjad, need on meid nii ära vaevanud. Tema mõõtega see kokku ei lähe, nii et sa pead lihtsalt muutuma. Sa lihtsalt pead, sest see ei kõlba pruudile, eks? Ta peab muutuma. Ja ta ütleb lausa, et tema on löönud ja tema ka seob meid. Kuna ta tegi meile sellega, et tal ei sobinud see patumõõde, tal ei sobinud see. Kuna ta ütles, mul ei kõlba see, siis ma ise parandan sind. Sa ei pea ennast ise parandama, ma parandan sind ise. Ma seon su haavad, ma teen su terveks. Ja siit edasi, tema teeb meid elavaks. Mitme päevaga? 2 päevaga. Ja 3. päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. Ja 3, see on see, mis ma ütlen teile, see 3. päeva ilmutus. Tõesti, see on ajutine. Pruut ei saa ärgata oma jõuga, vaid peigmehe tulemise eelne vägi äratab üles selle pruudi. Ta ei saa oma peas lihtsalt, oi tead, mul tuli üks halb mõte, ma nüüd kõrvaldan selle halva mõtte. Tead, me vahest ei oskagi häid, õigeid mõtteid mõelda. Kujutate, kui sul on peas mõte see, et mis iganes, nagu see veritõbine naine oli. Ainult peas see mõte, kõik mu vara ma olen ära kulutanud, mul ei ole mitte midagi enam. Ja siis sa kuuled kuskilt, tuli üks uus sõnum, sa kuuled, sul on võimalus, sul on lahendus, sul on abistaja, Jeesus. Kuidas ta läks sinna Jeesuse juurde? Mitte umbes niimoodi, Jeesus, tead, ei, ta läks salaja. Niimoodi, sest ta oli niisuguse haigusega, sest et selle kultuuri järgi ta ei oleks tohtinud minna rahva sekka, ta oli roojane. Ja veel see mõte veel, et Laatsarus oli ka ju surnud. Kas Laatsarus sai ennast ise üles äratada surnust? 3 päeva oli möödanud. Ma arvan, et seal selles soojas kliimas kerge leht käis välja. Ta ütles nüüd, Laatsarus ärka ülesse. 3. päeval ta oli tõeliselt, siis tekib siuke tunne, kas meie Jumala jaoks on piiranguid, nagu ma ütlen, see füüsikaline, keemiline protsess. Et ükskõik keda on vaja millest eraldada kuidagi moodi, nii nagu ma tõin eelmine kord siin juttu rääkides, tõin selle näite, et kui me kasvatasime suhkrupeete ja mina olin siin noor kristlane ja ma palusin Jumala käest, et Jumal õnnista meie suhkrupeete. Ma saan aru küll, et ega sa ei saa nüüd seda, meil hästi suured vaad, hästi pikad üle pika põllu, 5 vagu oli meie oma, ma ütlen, ega ometi sa ei saa ju 5 vagu eraldi õnnistada. Ja kujutad, tuleb see suhkrupeedi korjamise aeg. Ja nii palju, kui seal inimesi oli meie ümber, meie lähedal, kellel ka olid seal, kuidas siis teie 5 vagu nii uhked on? Meil on nii viletsad, nii suur vihma oli palju. Teie 5 vagu nii ilusad, seda mul käidi ainult kogu rääkimas. Ja see oli minule tõestus. Tead, mina olen piiratud oma mõtlemises, mitte Jumal ei ole piiratud oma tegemistes, eks? Vaat siin ongi see, ta teeb seda tööd meie sees, seal kookoni sees ta teeb seda tööd. Ta tegi selle, seal toimus, kogu protsess toimus seal laeva sees. Säilitati loomad uue maa jaoks, eks? Midagi sellist toimub, tohutu ekstraheerimine, ma ütleks. Füüsiline, mida peab pigistama, seda pigistatakse, mida lahustatakse, ma ei tea millega. Kurnatakse, sõelutakse. Ja kõik see toimub armu läbi. Nii et on aeg ja ega ma mõtlen, kui ma Laatsaruse juurde lähen tagasi, Laatsarus oli päriselt surnud. Ta ei saanud ennast kuidagi pidi sealt hauast ise välja sikutada, eks? Nii et Jeesus oli see, kes ta sealt välja päästis. Ta ütles, mis asjad? Ainult sõnad ütles. See toimub armu läbi, see on meile antud kingitus. Tema väe toimel me ise ei suuda. Ärka ja mõista, et sa vajad seda kingitust. Vaat nüüd võiksid lugeda uuesti see Hoosea, sealt läheb edasi 2 ja 3. Kas keegi võtab selle 3. salmi, me lugesime 1 ja 2, aga 3. Loe. Jah. Tundkem siis, püüdkem tunda issandat, ta tuleb nagu ilus koidupuna, ta tuleb meile nagu vihm, otse kui kevadine vihm, mis niisutab maad. Just.
no vaata nüüd, ta tuleb hommik, ärgake üles, hommik ta tuleb. Ta teeb meid elavaks 2 päevaga. 3. päeval tõuseb, me võime tema palge ees kõndida hõiskamisega. Kadunud poja lugu, täpselt samasugused asjaolud. Ta oli ju ise, me ütleme, et no kuule, mida sa siin palud Jumalat, ise olid süüdi, ise otsustasid isa juurest ära minna, on ju? Kui palju kristlased ise läksid isa kodust minema? Läksin kogudust minema, nüüd tahaks minna enam nagu piinlik, eks ole? Unusta see piinlikkus ära, tule tagasi koju. Ja kujutad ette, see poeg mõtles enda sees, kui ta oli seal, nagu öeldakse, võõral maal, sigadega koos ühes künas, otsis sealt ka kõtru ja tal tuli pähe mõte. Minu isa kodus, isa armastas mind, isegi sulastel olid seal isa kodus kõhud täis, seal oli kõike küllalt. Ma võin öelda tõesti, et alguses oli see mõte nagu vajaduse põhine, aga mis teda pani mõtlema? Isa armastus tuli äkki meelde, raha sai otsa, eks? Raha sai otsa. Kas Jumalal on võimatu, kui sa oled ise ka kuskile puusse pannud või nagu ütleme siin kadunud poja lugu, ise panin puusse, olin see pruut, kes otsustas valesti, tead abiellusin, mis iganes, mõni võib võrrelda seda, abiellusin vale mehega või mis iganes, ise ma olen süüdi, ise otsustasin, oleks võinud hoopis kellegi teise kasuks, ma ei tea, see tuli mul praegu uitmõte ja palju on isal sulaseid, aga mina olen tema poeg ja sina, ma tuletan meelde, sina oled tema tütar ja sul on kodu alles. Ja ma vaatasin siis eestikeelses piiblis, ta ütleb, et poeg tuli nagu oma mõtetega enda sisse tagasi, ta tuli nagu sellesse oma reaalsusesse tagasi. Kujutate, sa võid vahest olla väga rängas olukorras, sa oled nagu ära tinistatud, ütleme niimoodi. Miks sa varem, vahest me mõtleme, miks ma varem selle mõtte peale ei tulnud, eks ju? No on ju niisugused olukordi, miks ma varem selle peale ei mõelnud? Kus see kadus? Ja siis ma vaatasin, siin on erinevad tõlked. Üks tõlge ütleb niimoodi, et poeg keskenes endasse, meie 68. aasta tõlge. Vene keeles ütleb, tulles endasse tagasi. King James ütleb, endasse mõteldes me tõuseme ükskõik mis olekust, ükskõik mis olukorrast, ükskõik mis asjaoludest, ükskõik millest me süüdi oleme, ise mida me ei suuda, me ei jõua ise, me ei oska ka ise, tead, sa oled pruut. Andke, tooge mulle, on ju pruudid küll, andke mulle, tehke mulle, tooge mulle, tehke minu eest, vabastage mind, kõik asju, mina olen vaevatud, mina vajan abi, tulge, tehke, andke, võtke. Aga kui sa paned oma pilgu isa peale ja ütled, ma usaldan sind. Nii hea on süüdistada, öelda koguduse kohta. Koguduses ei tule keegi minu panga võlga maksma ju. Nad üldse ei armasta mind. Miks me peaksime, Paulus ütles ka, kuulda ja hõbedat mul ei ole, aga mis mul on, seda ma sulle annan. Ja see on palju rohkem väärt. Jumala kuningriigis ei ole kaost, ei ole kriise. Me loodame selle. Ja siis seesama Efesuse kiri, see käib meie kohta, pruutide kohta. See tõuk, kes me olime. Tead, ta vaatas sinna nina ette, siis kui ta oli tõuk. Aga nüüd, kui see protsess toimub seal kookonis, siis sa võid ju öelda, ma tahan siit välja saada, mul ei sobi selline metoodika, laske mind välja, minul ei sobi nii, kuidas Jumal minuga tööd teeb. On vahest kitsas käes, aga Jumal ütleb, et targem oleks siiski alistuda, sest toimub täielik muutusest. Ja Paulus nägi ja temal oli ilmutus sellest lõpuaja aulisest pruudist, sellest aulisest päevast ja ta palus seal Efesuse kirjas. Võta 1, 18 ja 19. Me oleme seda palvetanud, ma olen seda viimasel ajal rääkinud, see on nii vaimustav ja nüüd, kui see ongi pruudi kiri, see on kiri pruudi kohta. Loe see. Efesuse 1, 18 ja 19. Just. Valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises
milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on tema väevõrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse mõju, jõu mõjul. Saad aru, see on niisugune jõud, see on niisugune, nagu ütleme, rikkus, kirkus, vägi ja tegelikult, kus ta ütleb, meie südame silmad. Vahest on meie silmad kuidagi ähmased, vahest on meie, vajame prille, no see on see, aga südame silmad on, see käib jälle seestpidi. Ma tahan jõuda sinna ikka, et tead, see muutus käibki seest, ärkamine, see hakkab seest, Jumal teeb tööd, ma tahan sulle öelda, Jumal teeb täna sinuga tööd, on juba ammu teinud ja lõpetab selle, mida ta on alustanud ja et me paremini südame silmad, et me enam ja veel paremini tunneksime isa. Mitte see, anna meile, teeb meile ja tead, ma ütlen sulle, et ma tean, et sinu jaoks ei ole praegu üldse see oluline, et mul annab mulle seda ja anna mulle teist. Praegu on see oluline. Ma tahan isa, ma tahan sind, ma tahan Jeesus sinu. Ma teen, sina oled nii hetkel oluliseks saanud. Ma kuidagi tean, et see nii on teil ka. Ja kõik vana pühitakse ära ja ta ütleb ära. Ja see pärandi rikkus, see on ju meile antud, see pärand on juba meie nimele kirjutatud. See on minu sees, kreeka keeles sõna jõud, ehk eesti keeles on jõud ja vägi, aga kreeka keeles on selle sõnale 7 sünonüümi. Ja enamasti jõud ja vägi on alati selle väljendusega, et ta on nagu liikumises, ta on energia. Inglise keeles siis ta ütleb, et see on megajõud, mis meie sisse on pandud selle pärandiga, mis pruudile antakse. See on selline megajõud, et see on nagu äratab surnud ülesse. Ja see jõud on pidevas arengus, pidevas liikumises. Nii et kui me ütleme näiteks, et meie südame meelsus muutub, meil peab olema ainult see, isa, ma olen nõus, ma tahan. Isa, tee see minu sees. Ma ise ei suuda ennast välja tõmmata nagu Lazarus hauast. Ma ise ei suuda ennast sealt kookonist isegi välja tuua. No ei saa, ei suuda. Need väljendid ei ole niisama meile antud. Ja kui nüüd antakse tead üks laeng sulle, sest ta ütleb, see on see Jumala tundmise vägi, see on see pärandirikkuse vägi, see on sinu elujõud, see on see energia, see on usaldamine, see on, pühitakse minema kõik vana. Ja see vana kaotas oma jõu. A miks see vana siis ära kaotas oma jõu? Sest meie sees 18 salm kasvab ilmutus. Meie silmad, südame silmad hakkavad nägema. Minu jaoks on silmad alati see ilmutus. Minu sees äkki kindel veendumus. Mäletate seda nägemust, kui ma just rääkisin sellest pruudist, kes istus seal voodi ääre peal, eks ole. Äkki miks ma siin olen? No miks ma siin olen? Mul on antud, minu seest hakkab see muutus. Mega võimas vägi on minu sees, minu heaks. Me usume tema tugevuse jõu mõjul. Meil on temalt üks jõu mõjutus ja see jõud, teate, see jõud mõjub. See jõud ei ole lihtsalt tugev kalju, et mitte keegi seda katki teha ei saa. Vaid see on see jõud, see on tugevus, see on tegevuse tugevus. Antakse sulle laeng, süda jääb seisma, antakse laeng, tšuu! Elad. Eks ju. Nii et Heesekiel 37 räägib, see oli prohvetlik, ta ütles ainult sõna. Ta ütles sõna, surnud luus, vaim tulgu siia, luud saage elavaks ja luud said elavaks. Ärge võtke seda kirja kohta lahti, ma lihtsalt tõin selle näitena. Nii et pruut peab muutuma täiesti. Ei ole võimalik. Ma eraldun, Jeesus teeb seda tööd minu sees. Ma peidangi ennast sinna Kristuse sisse. See pole, seda teeb vaim. See pole, nagu öeldakse, jõud, mis ta ütleb, tema on, süda nõustub kaasa minema. Kookon tähendabki seda eraldumist ja välise eest peidetust ja nii, me oleme seesmise väele fokusteeritud. Nii, nüüd ma tahan tegelikult, kas piiblis on ka üldse kirjas, ma kohe hakkan lõpetama, kas piiblis on sellist asja üldse kirjas, et nagu me oleks vaevatud või koormatud? Tegelikult on, eks ole ju. Piibel ütleb väga selgelt, Jesaja 54 võtta lahti ja salmidest 11. See on, ja see räägib just nimelt, et ta ütleb, et see ongi prohvetliku äratuse salm kiriku kohta.
Jumal teab, et me oleme olnud olukorras, kus me oleme lohutamatud, trööstimatud, tormidest vintsutatud. Nii, leidsid ülesse selle? 54 ja mis? Loeme 11, terve see käib, aga 11 loe näiteks. Loe 11, 12 näiteks. Sina vilets, vintsutatud, trööstimatu, vaata, ma ehitan sind türkiiskividega ja ma rajan su aluse safiiridest. Ma teen su müüri rakmed rubiinidest, su väravad säravatest juveelidest ja kogu su ringmüüri kalliskividest. Jah, ma võtan selle endale ka siit ette. Huvitav, et eesti keeles ma vaatasin mitu tõlget. Siin on prohvetlik äratus selle kiriku kohta ongi see ongi see Jumala igavene eldus ja uus Jeruusalemm, see läheb kõik sinna kohta. Sina vilets vintsutatu, trööstimatu. Tegelikult venekeelses ütleb lausa tormide käes nagu vintsutatud. No elu tormide käes kindlasti. Ja ta ütleb venekeelses piiblis ütleb aknad su majas on rubiinidest. Meil eestikeelses kirjas ütleb Salm 12 on seal kirjas, ma teen su müürisakmed. Ja tegelikult vanas 68. tõlkes ütleb katuseharjad. No ma ei tea, rubiinidest katuseharjad, müürisakmed. Ma ei oska öelda, kuidas selle tõlkimisega on läinud, aga sellepärast ma võtsingi appi, ma ei saanud nagu aru ja see äratas mu jälle üles. Kujutate, südamesilmad, mis on Efesuse kirjas, räägitud meie südamesilmad, et saaks nägijaks. Ta paneb meile rubiinid nagu silmad ette, see ilmutus. Mõtled praegu, rubiin on ju punane kivim, eks ju, Jeesuse veri, punane ja nüüd see rubiin pannakse mulle ette. Ma näen elu läbi selle Jeesuse Kristuse. Ta ütleb, ma elangi Jeesuses Kristuses, see kivim ka veel, mis on siia teedud. Ta paneb mu silmad ette. See rubiin on väga võimas, tugev kivim ja ta paistab läbi ja see on see punane valgus ja aknad on majas rubiinidest. Tähendab, mul on üks Jeesuse poolne ilmutus, ma ei ole vaevatud ega koormatud sellest, mis tuleb maailma peale. Ma suudan maailma häda keskel näha, vaata nende silmadega, mul on need rubiinist, nagu öeldakse, et ma ei kaota lootust, maailm ei dikteeri mulle, mida ma näen ja kui King James ütleb samamoodi inglisekeelses piiblis, et su aknad, seal on ka aknad. Eestikeelses on mingid väga imelikud asjad, on nagu müürisakmed ja katuseharjad on rubiinidega, aga seal räägib aknad, siis läheb Efesuse kirjaga väga hästi kokku. Jumala heldus ei jäta meid maha. Ta lubas, et ta ei uputa enam maailma. Need on trööstisõnad tõesti, need 54, et kui sa loed kodus veel omakorda tervet seda 54. salmi, ma mäletan, ma olin noor kristlane, kui issand andis mulle selle 54. salmi ja see tuli minu sisse niisuguse soojusega, niisuguse tulega ja ma mõtlesin, see saab sündima. Et kuna kogudus alles alustati, siis ma arvasin, kohe hakkab sündima niimoodi, eks ju. Kujutate, palju aega on mööda läinud ja nüüd ma mõistsin seda veel, kui paljud me vahest ei mõista. Ma saan aru, aga see on terve Kristuse koguduse nagu see, Jumal teeb terveks, Jumal parandab, loodame tema peale. Nii et, ja veel üks lisa siia võib-olla juurde selles, et rubiin oli ju preestrirüüs, teate, me oleme lugenud seda, preestrirüüs olid siin kivid, eks ole ju, 12 kivi ja üks oli rubiin ja see oli esikpoja kivi, esikpoja Ruubenit tähistas see oli rubiin ja see oli just nimelt akend ehk nägemise, vaimuliku nägemise ilmutus. Silmad on meil ka nagu aknad, hingepeegel, mis jõuab meie hinge. Ma esmasündinu silmadega, ma selle Jeesuse silmadega vaatan. Mul on sõnu tema käest teada sõna, et muidu ma võib-olla mõtlekski, et uudised räägivad, kaos tuleb, kõik hukatus tuleb, midagi lootust ei ole. Aga mul on piibel. Piibel ütleb, mina parandan oma pruudi, mina teen ta terveks, mina ühin ta puhtaks, mina teen ta kõik uueks. Aga sina oma sees, ära otsusta muud, kui ütled, ma alistun sulle, Jeesus. Tee see töö ära.
Ja ma vaatan selle maailma peale läbi Jeesuse Kristuse. Need hirmu ja ahastuse filtrid võetakse meilt maha. Ja ma tahan lihtsalt palvetada nüüd. Palvetada see, mida ma olen rääkinud. Ja kuidagi ma isegi mõistan, et võib-olla seda oli natuke palju, aga ma proovisin teda niimoodi sinuga jagada nagu rohkem nagu jutustusena. Aga kui sa loed kodus ka seda Jesaja 60. ja 54. ja Efesuse kirja, siis ma usun, et see ilmutuse raamatus, tead, see peabki sündima. Aga kui palju ilusaid ja see peab ka sündima, et Jumal teeb oma koguduses ühe töö. Lubame tal teha, ärme hakkame vastu. Halleluuja. See Efesuse kiri, ma ütlesin, kuulub juba selle aulisele pruudile ja ma palvetan. Halleluuja. Isa, ma tänan sind. Ma tänan sind su piiramatu, muutumatu armastuse eest. Ma tänan, et see mahutab endas kogu isaliku armastuse ja ka seda kutset. Ka seda, et meil jääb üle olla ülimalt tänulik, et me oleme sündinud sinu tahte kohaselt just sellesse aega. See ei ole kõige kergem aeg, kuhu sündida, kuid selles ajas on ometi meil sinuga, sinu käest külluslik arm. Et me oleksime sinuga kooskõlas selles vaimu ühtsuses. Et me saaksime kätte selle, mida sina oled mõelnud. Sina oled öelnud, et selle maailma ja meie perekondade lähedaste jaoks ma palun, et sinu tahe, Isa, saaks teostatud kogu armu ja täiusega. Sina tead ju, kuidas sina tunned ju meie lapsi ja meie lapselapsi, sa tunned meie sugulasi, meie sugu, nagu öeldakse, õdesid, vendi, tädisid, onusid, sugulasi. Me ju ei taha, et nemad jääksid sellest imelisest asjast ilma. Nagu õnnistussõnad kõlavad ka täna, kui sa otsustad Jumala kasuks, siis ükskõik, kas sa lähed kuskile või sa tuled kuskil, me oleksime õnnistatud sisenedes sellesse uude hooaega. Ja samuti, et me oleksime õnnistatud välja tulema kõigest vanast. Et me ei lohistaks kaasa teda vana ja tõesti, mis saab meile takistuseks, et see saaks likvideeritud. Sina tead, mis võib saada meile komistuseks ja takistuseks. Anna armu lahti lasta vanast. Anna armu, et me mõistaksime, kui me oleme pisut juba maitsnud seda uut veini, et me usaldaksime sind. See maitse või on see eelmise veini maitse on veel alles suus, et me usaldaksime seda maitset. Isa, me pühendame oma südame silmad, oma nägemise sulle. Me ütleme, et las meie silmad nõustuvad ja kui me oleme teinud mingilgi moel lepingu maailmaga ja kui me oleme jäänud oma vaadetega, oma silmavaadetega väga kinni sinna maailma ahastusse, nendesse olukordadesse, Isa, või nende uudistesse, ükskõik millega, siis nüüd me lõikame läbi need valed nõusolekud, need moonutused, need otsused. Me pühendame oma südame silmad, oma Issand sinule, Jeesus, Kristus, me kuulume ju sulle, me ei ole ju sellest kuningriigist, siis tuleb meil abi taevast. Meie silmad, meie vaim kuulub sulle. Me kutsume sinu, me palume, Issand, anna meile seda silmasalmi, et tervendada meie nägemine. Mõnel on võib-olla nägemine kahjustunud. Meil on nii tugevad maailma filtrid ees. Meid segavad näha seda elu ja seda valgust, mida sina oled meile andnud. Issand, tee üks töö meie sees. Me anname oma silmad sinu kätte. Me anname oma sisemise, südame suhtumise sinu kätte. Issand, tee ja puhasta meid. Me palume, pane need rubiinidest silmaklapid meie silmadele, et sinu lunastusvere läbi me näeksime kõike, mis on meie ümbruses, meie kutsumise teel, meie õdesid ja meie vendi, olukordi, sündmusi, et me ei kritiseeriks ei ühtegi venda õde, sest nemad igaüks kukub ja tõuseb Issandale kasuks. Issand, anna armu, kui me ei tea, kuidas palvetada, siis anna meile tarkust lihtsalt õnnistada neid. Halleluuja, Isa, me tahame
me ütleme lahti sellest vanast ja me astume uude hooaega, et teha koostööd tarkuse ilmutuse vaimuga. Isa, ma julgen küsida, ava meie ees need piirangud, mis segavad koostööd sinu tarkuse ilmutuse vaimuga. Anna meile meie Jeesuse Kristuse Jumala kirkuse Isa, ilmutuse vaimu Jumal. Isa, anna ära tundmine, et enam ja enam me ühineksime sinu südamega. Me alistume sulle, ütleme lahti igast takistuses, mis teele on ette jäänud. Ja võib-olla isegi sellest, mis võib meie ette tulla. Sina tead, Issand, tee meie tee, et me oleksime võimelised end takistustest üle hüppama. Jeesus Kristus, sinust sai kõik tegevaks. Sa oled see tõeline jõud ja vägi ja elu jätkumine. Ole peaks meie kogudusele, ma palun. Me kuulutame, me oleme sinu ihu. Isegi kui on siin ihus veel midagi vaja teha ja muuta, Issand, me ütleme, nii nagu sõna ütleb, me oleme sinu ihu, sinu täius, kes täidab kõik kõiges. Meil on sinuga leping ja Isa, meie silmad on Jeesusega ja ma palvetan, et see oleks selles koguduses Jeesuse nimel. Tee see töö, mida sa oled alustanud. Ja me oleme ülitänulikud, et selle eest, et sa ei anna alla, et sina ei loobu, et sinu armastus ei ole igas tuules kõigutatav. Sul ei ole olukorda, millest sa ei saaks meid välja tuua ja välja tõsta ja välja tõmmata ja välja pesta ja välja lahustada. Kui me tahame, kui me ütleme, Isa, tee see. Me nõustume sinuga, me nõustume sinu tingimustega. Täname, Issand, et me võime tõesti täna öelda siin. Me oleme täna jõudnud selle jutluse käigus ümber häälestada. Ja tegelikult me oleme julged astumaks selle ajastu viimasesse vaatusesse. Amen.